Eesti Esu. Tere head Eesti Esu vaatajad, tere kuulajad ja tere taaskord Dan Weinbergs. Dan Weinbergs, see ma olen. Tere Eesti Joe Rogan, väga meeldiv on siin olla jälle. Dan, Eesti rahvas pingsalt tahab teada vastust ühele küsimusele, milleks on, et kas sa beebilõusta käest oled juba lõuga ka saanud? Ma ei ole lõuga saanud tema käest. Veel ja natuke kontekstiks siis kuulajale, sest see asi ei ole nii populaarne, kui sa võib-olla eeldad. Et ma mingi hetk tegin sellise TikToki kasutaja nagu Jobilõust. See oli siis järg Süngele Sämmile ja ma põhimõtteliselt teengi, parodeerid siis on ju? Jaa, see on alati niimoodi, et me oleme kuskil pärast pidu pohmas ja siis pohmakaga tekib see mingisugune loovuslik laine, kus sinu inhibitsioon on madaldatud ja siis kuidagi ajan sõpru naerma ja olen seda tund aega teinud, siis mingi hetk panen nagu, ajame siis internetti ka ja hakkan nagu ennast filmima. Panen ülesse ja siis järgmine päev mingi kroonika helistab või midagi. Siis mul on nagu see, et ma tahtsin lihtsalt sõpru naerma ajada ja teha sellist veidrat asja, mis mul endale on nagu naljakas lihtsalt. No, kui kroonika helistab, siis ta on ikkagi tegelikult võib-olla populaarsem, kui sa ise arvad. Kuule, ega kroonika ei helista, see eeldaks päris tööd. Nad kirjutavad sulle Instagramis. Väike DM, jah. Väike DM, jah. Aga miks sul siis, ma olen ka näinud need igast klippe ja seda ma ei küsi, et kas sa juba Sämmilt oled lõuga saanud, et Sämm on siuke... Ta on selline nunnupall. Ta on jah, ma nimetasin Labubuks teda. Labubu, jah. Aga miks sul siis... Ta ongi Eesti räppi Udo Sepp. Sa ei saa pahane olla ta peale. See on nagu Sämm. Ja tead, see ajabki kettasse. Nagu aga te olete välimuselt ka ikkagi üsna ühe geeni lapsed. Ja ka iseloomud ja hinged on nii risti vastupidi. Tema, ta on nagu mingi laboris loodud ideaalne eestlane. Ta on nagu poster boy. Ja ma olen, tead, võib-olla sellepärast see Sünge Sämm tuligi, et ma olen kade tema üle, vaata, et ta on kõike seda, mida mina ei ole. Äkki see tekitaski, et ta on armastas püsisuhtes. Ma olen sügavalt traumeeritud inimene, kes on väga suur suhtefoob. Siis tema, ta on pikem minust, on ju, see on kindlasti, ajab täiesti närvi. Siis ta on riigi ees täitnud oma kohuse, käinud kaitseväes ja tal on ta ei ropenda, ta ei tee narksi, ta ei tee isegi tupsu. Kus sa tead seda kõike? Ma olen küsinud talt. Ta käis meil podcastis ja ta ei meeldinud mulle rohkem sellest. Lihtsalt ta investeerib, on ju, oma korter. Mina elan vanematega. Väga meeldib kusjuures. Ja see ajabki nagu närvi, kui kellelgi ei ole ühtegi plekki või sellist nagu, et saad aru, et kuidagi tätokat ei ole, lihtsalt selline. Ja ma mõtlesingi sellepärast, oleks hästi naljakas teha mingi tegelane, kes on nagu Sämmi, Eminemi, nagu Slim Shady, on ju, et see ongi Sünge Sämm. Ja see oli nii naljakas, et mingi hetk põhimõtteliselt üleöö see Sünge Sämm sai populaarsemaks, kui mina olen kunagi olnud. et ma liikusin Tartus ringi, läksin mingi Selverist asja, mingi proteiinijogurtit ja siis seal Ljubljana kassas oli nagu Sünge Sämm. See on nagu rahvuspiir ületan nüüdseks. Aga äkki sul on selles mõttes, et mul tuleb kohe ette see kes see on seal, Adam Ray, kes käib seal Killzone'is ja teeb seda Dr. Phil'i hullult hästi on ja. Ja ma arvan ka, et paljud ongi seostavad teda rohkem selle Dr. Phil'i karakteriga, et sul on äkki samamoodi, et sa hakkadki, näiteks oma uuele tuurile võiks minna üldse Sünge Sämmi nime alla. Aga mul teevad minu uuel tuuril Kangem Kraam, teevad sooja
Jobilust ja Sünge Sam. Et Sign Not Knows nõudis suurt veenmist, aga seal Sünge Sam teeb midagi ja ma olen kuulnud, et Jobilust pidi tegema seal freestyle homoräppi. Ma tahtsingi küsida, et Sünge Sammi loomis nagu pondist ma sain aru, mind ka häirib see, kui inimene on liiga perfektne, on ju. Või vähemalt, ma tean, et keegi ei ole, on ju, aga see kuvand, mis luuakse, on mõni inimene nagu hullult kuidagi seisab veel selle eest ka, et see oleks laitmatu, on ju, ja siis ma tahaks nagu seda ma tahaks seda mulda näha, on ju. Aga miks Babylousta karakter siis niivõrd homoerootiline on? Sest et Babyloust ise on nii vägivaldselt mitte homoerootiline. Ja see kontrast ongi minu jaoks naljakas, see nagu biseksuaalne gangster. Saad aru, et kuidagi ta muidu on tal selline machismo ja et ta ongi selline piradose tüüp, on ju. Aga siis mina tegin Jobilousta ja kusjuures see ongi naljakas, et ma olin suvetuuril ja mingi hetk ma ütlesin seal klippide lõpus, et oske Piradost, see on Eesti kõige tuusem pedebränd ja siis mulle kirjutas mingi hetk see Pirados mees Rene, et kirjutas, et kuule mees, et mina saan aru, et sa teed nalja, aga on ju, et siin on tegelikult on teisi inimesi, kes mulle kirjutavad, ütlevad, et kas lähme karistama teda. Aga mina nagu proovin neid tagasi hoida, aga mingi hetk minu sõna kailu. seda ma mõtlesingi. Ja siis mul korra tekkiski see, et fuck. Suvetuuril ma ei viitsi tegeleda sellega, et mingi... No mul on teisi asju, mille peale keskenduda. Siis sa võtsid selle karakteri maha kavast? No? Ei, ma võtsin, kavast ma ei võtta midagi välja, aga selle Piradose asja ma võtsin korraks nagu need klipid maha, aga panin asemele, et oske Banditost. Et ma mõtlesin uue nagu, see on nagu väga sügav universum, milles me praegu süübime. Aga tead, nüüdseks ma saan neid... peksmise ähvardusi nii palju, et see on nagu mingi white noise minu jaoks. Ma saan sisuliselt iga nädal keegi kirjub, mingi eelmine nädal sai mingi tapmise ähvarduse, hip-hop festivali kõnnin ringi ka, kuule mingi tüüp siin otsib siin tablooga anda. Ma lihtsalt ütlesin Kämpa 15, ütle talle, et ma ootan ja ei tulnud kedagi. Et probleem ei ole tegelikult, päris probleem ei ole tekkinud sellest. Vist mitte, äkki ma näen nagu natuke hirmuäratav välja. Mul on need kurjad venelase kulmud. Ma näen välja nagu ma löön vastu. Aga see ongi nagu tead nagu mingitel konnadel on kaitsevärvus, kuigi nad tegelikult ei ole mürgised. Aga siis teised loomad hoiavad eemale neist. Et siis ma olengi umbes selline. Suur kõndiv bluff. Kui sa mõtled sellele, et kas sa muudaksid enda elu kuidagi, kui sa teaksid, et näiteks aasta pärast planeet lendab õhku? Ütleme, et sul on aasta aega jäänud, on ju. Kas sa muudaksid enda kuidagi elukorraldust? Kas ma olen ainus, kes teab sellest? Ei, ütleme, et kõik teavad, ma olen nüüd jälginud seda 3i Atlase saagat, on ju, et mingi põhimõtteliselt mingi laev on meie poole teel, on ju, ja varsti ta tuleb ja siis on kõigil, või ei tea, mis saab, tulnukad tulevad, on ju. Ja siis ma mõtlesingi, et see on siuke hästi tegelikult siuke eksistentsiaalne asi või siuke filosoofiline, et inimesed mõtlevad, et võib-olla nüüd ongi see hetk käes, et nüüd on meil nii-öelda mäng läbi siin, et oleme saanud lolli mängida küll, on ju. Aga et reaalselt, kui oleks siuke asi, et ütleme aasta pärast tulevad tulnukad ja tapavad kõik ära, et mis sina teeksid? No, miks ma küsin, kas ainult mina tean sellest, kui kõik teavad, siis minu enda elu nomenklatuur muutub ka oluliselt sellepärast, et kui maailma majandus hakkab kokku kukkuma ja mingid sõjad tulevad, sest et kellelegi pole midagi kaotada, siis ilmselgelt ei ole see, et käime open mic'idel. Et siis ma ise lähen ka sinna Mad Max elustiili. Ja see film tuli mul ka meeldima. Just.
muidu teengi open mic'i ja panevadki mind kettidega mingisuguse, Põlva inimesed panevad mingisuguse roostes Passati külge mind kettidega. See ongi lihtsalt see. Patton Oswaldil on bit but fuck the sad boy. Et mingi Põlva Immortan Joe tuleb. Oma kuradi kuning Passatiga. Aga söövad kintsuliha ära. The meat, the ass meat, it's most succulent. Aga kui ainult mina tean, et mul on selle küsimuse saaks ümber sõnastada niimoodi, et kui mina teaksin, et mina suren aasta pärast, kas ma muudaksin midagi oma elu juures? Ja vastus on ei. Peale selle, et ma teadvustan rohkem, kui kallid inimesed on minu ümber ja proovin veel rohkem hinnata nende olemasolu minu elus. Aga kui vaadata üleüldiseid eluvalikuid, see, mida ma teen oma ajaga, ma olen väga õnnelikuks saanud, sellepärast, et ma tõesti teen, mida ma armastan, isegi kui see ajab väga paljusid inimesi tohutult närvi. Et ja ma korrutan endale iga päev seda, kui väga mul on vedanud ja eks ta ei ole ainult vedamine ka, see on tohutult ebastabiilne teekond olnud ilma igasuguste garantiidega ja tõenäosus õnnestuda on üsna väike, kui vaatad protsentuaalselt, kui paljud meist saavad elukutselisteks aastate lõikes. On ju. Kas Eestis on huvitav see protsent on päris hea, et ma ei mäleta kelle käest ma küsisin, aga ma küsisin, et palju Eestis on üldse koomikuid kokku. Ja siis keegi ütles mulle, et mingi 20 tükki tegelikult, kes niimoodi enam-vähem aktiivselt tegutsevad. On ju. Ja vähemalt tundub küll, et kuna meil on siuke väike turg, siis nagu turu tippu jõuda on pigem kergem kui ma ei tea USAs. Teatrisse jõuda on kindlasti lihtsam. Juba see, et mina saan helistada Merekultuurikeskusele, siis kunagi oli Vene Kultuurikeskus, et ma saan neile helistada, nad võtavad vastu ja annavadki mulle mingisuguse aja ja lähengi müüki. Et juba see on, ja kui sa oled alustav koomik, siis see, kui sa juba teed open mic'e regulaarselt, näitad, et sa oled tubli ja et sul läheb järelpidevalt hästi, siis kutse kellegi teise tuurile soojendama, kus sa õpid tegema teatreid, see teekond on ikka Eestis väga lühike. Et ma tean inimesi, kes on alla aastaga saanud kuskilt hurtsikust mingi 500 inimese ette. Kui sa käidki välismaal, näiteks Austraalias, seal on koomikuid, kes on igati ausad, head koomikud, 15 aastat staaži ja ütled neile, et Eestis me teeme regulaarselt teatreid. Nad on nagu, mis asja, ma ei ole kunagi teatris esinenud, rääkimata publikust, mis on suurem kui mingi 100 või 200. Et meil on neid inimmasse, see ongi veider paradoks, kuigi me oleme nii väike populatsioon, siis neid inimmasse, siin on lihtsam kogu riigi tähelepanu koondada, kui on suuremates riikides. Ja üldse teatri teema on Eestis kuidagi tegelikult hästi popp, et see, kui palju meil on teatreid ka. Kui palju ja kui populaarne see on, et ma üritasin mingit teatripiletit osta ja vaatan mingi, sa pead pool aastat ette vähemalt ostma, kõik on välja müüdud lihtsalt, kõik kogu aeg on ju. Et tundub küll, et vähemalt mingi kontingent eestlasi käib kogu aeg teatris, et ma ei tea, kas võib-olla 20 aastased või TikToki rahvas võib-olla ei käi, aga mingi siuke, ma ei tea, keskealine eestlane käib ikka päris tihti vist teatris. Ja, aga tead, nagu kui öeldakse, et oi, et meie riigil on suur surutis praegult ja ei teagi, kuidas siin lapsed söönuks saavad ja siis vaatad nagu päris elu. Maljukas mingi Pärtelpojaga 3. consecutive Alexela välja. Mul on see, et kus need vaesed inimesed on? See on, ma ei tea mitte kedagi, kellel halvasti läheb.
sa näed isegi mingis väikelinnades näeb mingi uhkeid autosid ja palju huvitav selle Malluka pilet seal oli. Ega see vist ka odav lõbu ei ole. Ma arvan, et nagu Alexelal on nii kallis üür, ma ei usu, et ta väga 30 midagi on, alla 30. Aga jah, huvitav fenomen kindlasti see jutusaate publiku teema. Et tuult tiibadesse neile, muud pole öelda. Ja me enne kaameramega ka arutasime, et kindlasti seal on, no ma just vaatasin, et ESO kuulajad on 66% mehed on ju, ja noh, näiteks need igasugused naiste podcastid, et seal ongi, noh, ma ei tea, 99% on naiskuulajad on ju, ja naiskuulaja vist tuleb palju kergemini, ostab selle mingi pileti või kuhugi, noh, ta tuleb välja sellepärast igasugune turunduskampaania on ka tihti loodud naistele on ju, et naised on need tarbijad, kes ostavad on ju. See ongi huvitav, et hästi paljud turundajad on naised ja mingi 70% tarbijatest on ka naised. Ehk siis kogu meie majandus ongi naiste õlul tegelikult. Kes ostavad meeste rahast. Ja, sest mees nagu ostab võib-olla auto jaoks mingid varuosi, võib-olla iga paari aasta tagant uue PlayStationi, mingi moka tubakat tellib Rootsist, aga muidu väljas ei käi, kui just naine ei sunni. Et jaa, ei, mehed on jubedad tarbijad nagu. Et... No mingid valdkonnad on ja mis on nagu puhtalt meeste käes, et noh, autovaruosad on hea näide või siis panustamine, pettimine on suht meeste business kõik on ja, aga üldjoontes on ja niimoodi, et noh, enam-vähem see mingi turundusloogika on ka see, et kui sa nii-öelda naise kätte saad, siis küll see naine nagu, küll mehed ka sinna ilmuvad, kus naised on ju. Jah, see oli huvitav asi, mis tähele panin kunagi Melbourne'is, kui proovisin enda seda häbitu show'd seal teha eestlastele. Et Roger müüs minust 2 korda rohkem pileteid, aga meil mõlemal oli sama palju tehinguid. Ehk siis mul oli rohkem neid üksikuid mehi, kes tulevad. Aga Rogeril oli just, oh my god, lähme sõbrannadega. Ja siis ostabki 4 piletit on ju. Aga nüüdseks on muutunud. Nüüd, kui ma vaatan piletikeskusest, kes mu pileteid ostavad, enamus on tegelikult naised. Figure that one out. Tead, seda turundusloogikat võib otsida ja mingid teooriaid mõelda. See on kõik mingi välja mõeldud asi tegelikult. Et kõik töötab mingil põhjusel ja kõik ei tööta mingil põhjusel. Ja neid liikuvaid osakesi on nii palju, et sa võid täiesti hulluks mõelda end. No ma arvan, et kõik see turundusloogika ja siuke mingi süsteemi seal loomine on siuke mikromanageerimine, et tegelikult on reegel lihtne, et mida rohkem sul tähelepanu on, seda edukam sa oled on ju, et noh, paratamatult, ma ei tea, kui sa sünge sammiga saad kõvasti tähelepanu, siis sa näed, et inimesed ostavad rohkem piletid ja ongi kõik on ju. See ongi huvitav, et mul on uus hobi tekkinud, ma olen hakanud Facebookis värdjatega vaidlema, et kus ma panen, värdjad on need, kes üldjuhul lihtsalt räägivad mingi täiesti segast teksti kuskil kommentaariumites. Ma panin eile ühe klipi ülesse ja see on ka nagu huvitav, kui me räägime komöödiast, mis ei solva. Sellist asja ei olegi olemas tegelikult. Sellepärast, et need asjad, mis mida ma olen teinud, mis on kedagi solvanud, ei ole kunagi need asjad, mis ma ootasin, et solvavad kedagi. Et eile panin näiteks üles ühe klipi venelased Halloweenil ja see läks mingi Instas, Facebookis vairaliks ja kommilipomm, jah. Kommilipomm on ju, miks sul kostüüm on, sa ei pole, et meie kõige suurem õudusune nagu panin kotti sisse sibula talle, selline nagu kiire plõks pitt. Ja siis mina mõtlen, et oi, nüüd ma ajan küll venelased harjapunaseks, aga kõik need kommentaarid on seal, et lapsed võib küll rahule jätta, miks sa mõnitad lapsi? Ma isegi ei mõelnud sellele, et see on kuidagi lastele solvav. Ehk siis sul ongi võimatu selles mõttes või sa ainult võidad selles mõttes, et inimesed räägivad sinust. Ja ma olengi hakanud kõigile nagu vastama, kes postitavad mingit heiti, sellepärast, et algoritmi peab toitma
et kui ma kirjutan mingi 10 vastust ja näen tund aega hiljem, et on tulnud juurde 10 000 vaatamist ja vaatan siis statsi, et okei, piletid on ka, hakkan search ima, siis mul ongi see, et aitäh, et heidite. Ja TikTokis tuleb ka mul aeg-ajalt ette, kus keegi on lõiganud kuskilt mingis podcastis mingi klipi, kus ma räägin mingisugust lolli iba, on ju. Ja kui on mingi reaktsioonid ja kommentaarid, oi kui rõve jutt ja vaat see on see asi, mida liberaalid ei õppinud EKRE võimule tulekust. Kui sa tahad, et see asi, mis sulle ei meeldi, ära sureks, lõpeta sellest rääkimine. Vaat lõpuks Delfi nagu õppis, et äkki kui me ei anna platvormi igale ülgemölale, mida Mart Helme ütleb, siis tuleb välja, et neil on valimistel vähem hääli, sest et kogu vestlus aastaringselt ei pöörle nende ümber. Ja siis käibki selline suur nagu vingumine, aga minule endale see on tohutult kasulik. Alati, kui on mingi jama või vastuolu, ma saan, konkreetselt ma saan raha tasku selle eest ja heiterid aitavad mul elus hakkama saada rohkem kui need, kes vaikselt fännavad midagi, midagi kommenteeri, live showdel ei käi. Iga heit toetab mind ja ma olen väga tänulik. Kusjuures mulle soovitati seda, et ma peaks ise seda sama tegema ESO TikTokis, et olema rohkem kaasatud ja vastama seal kommentaaridele möllama. Aga ma ei ostnud veel seda ideed ära, sest ma tahan... No hind on see, et sa ei ole nii lahe enam. Jah, ja ma tahan enda universumit nagu natuke hoida mingisuguse, või vähemalt ise mingid piirid seada. Ma isegi, ma ei tea, scrollin Instagrami reelse, mis on ilge ajaröövel. TikTokis on mul see loogika, et ma ei ole veel TikTokis kunagi scrollinud midagi, et mul on ainult postitan ja kohe välja. Et ma tahaks nagu mingid piirid seada, mis ma endale nagu universumisse sisse lasen. Aga kindlasti mingisugune iga vastamine ja asi tuleks seal kasuks, aga ma teen seda hästi impulsiivselt vahepeal, kui midagi silma jääb. Aga räägi, mis tuuriga sa siis nüüd väljas oled? Kangem Kraam. Minul on nüüd siis väljas tuur, Kangem Kraam ja see on, ma olen nii põnevil sellele, sest ma tegelikult mul tekkis see nagu kontseptsiooni idee juba umbes vist 1,5 aastat tagasi tegin tegelikult proovietendused sellele showle. Aga siis ma läksin tuurile Rahutuga hoopis, sest see oli rohkem, mu ellu sobis Rahutu too hetk rohkem. Aga Kangem Kraam on siis asjad, mis mul on mingi 13 aasta jooksul sahtlisse kogunenud, mis on justkui sellised naljad, mis võib-olla on ainult minu jaoks naljakad. Aga mida ma olen päris elust õppinud, siis tegelikult neid friike nagu mina on uskumatult palju Eestis. Kui sa vaatad muusika maailmas kas või kui populaarne on mingi triibupasta või FMMB ja inimesed tahavadki seda nagu, tahavad seda, mille jaoks inimene teeb ükskõik mida, emotsioon. Nad tahavadki tunda midagi. Ja mõni inimene on nii nagu ära tuimaks läinud meie infoküllases maailmas, et neil on vaja seda uut ja kangemat asja. Et see ongi nagu narkots, et liigud heroiini pealt fentanüüli peale. No tegelikult siis, niimoodi on, ükskõik millele sa mõtled, et põhimõtteliselt on et kui sa vaatad softcore porri kogu aeg, siis mingi hetk see enam ei paku sulle seda efekti, et alguses kui sa ei ole seda näinud, siis on nagu iga kuskilt mingi õlg paljastub, see on juba mingi teema. Aga nüüd mingi, kui sa näed mingisugune... Sa pead nägema nagu kellegi päraku sisemust, et tunda midagi. Naine peab nutma ikka. Aga mul on täpselt, see on väga hea analoogia, mis sa tood pornoga, et mul on sama asi juhtunud komöödiaga, et ma olen nii kaua aega olnud nii sügaval sellest asjas sees, et ma ise olen jube komöödia publik.
et kui ma lähen mingit teist koomikut vaatama, ma mitte kunagi ei istu esiritta, sest kõik, mida sa näed, on mina lihtsalt tõsise näoga. Ma nagu analüüsin, aga ma otseselt ei naera, sest et see on nagu mustkunstnik vaatab teist mustkunstnikku, on ju. Ma tean, et seal on mingi kaksik peidet kuhugi, et see ei ole nii nagu erutav või põnev mu jaoks. Siis see kangem kraam ongi see, mis pakub mulle eeskätt rõõmu, on ju, et ma ise olen nii nagu emotsionaalselt tuimestunud sellest komöödia üleküllasusest, mis mu elus on olnud nii pikka aega, et ma paningi kokku tunni asjadest, mis ongi see, ma ei taha meelega inimesi solvata, aga see asi, mida ma ei tohi öelda, on see, mis minus tekitab seda sära silmadesse. Ja eks psühholoogid peavad analüüsima, mida see minu kohta ütleb, aga ma tean, et ma ei ole halb inimene. See on lihtsalt, see on kunst. On ju, samamoodi nagu sa ei kutsu ju vaatad õudusfilmi ja hirmus hakkab, on ju, sa ei helista politseisse. Sa nagu tead, et me nagu teeskleme. See on pretend. Siis samamoodi komöödias ka, et see on naljakas, et kui meil käis Chris Kärner on ju podcastis ja ma proovisin nagu aru saada, vaata, et kes ta inimesena selline on ja siis ma panin nagu hästi palju käike juurde oma huumorile, et näha, inimese kohta ütleb väga palju, mille üle ta naerab ja siis ma hakkasingi tegema hästi nagu rassistlikke, misoküünseid nalju ja meil oli 2,5 tundi hästi lõbus ja siis keegi lõikas sealt välja mingi klipi, kus ma lõõbin mingi naiste kohta ja järgmine hommik saangi jälle tuleb see message request, kroonika. Kuidas sa kommenteeriksid oma seisukohti, naiste vastaseid seisukohti? Ja siis paningi vastuseks, et see on väga pinnapealne mind nimetada misoküüniks ühe mingi klipi põhjal, et kui sa natuke süvened minu repertuaari, sa leiad, et ma olen ka rassist, homofoob, kliimaeitaja, astraalkehade skeptitsist, kõik need nagu halvad asjad, mis lihtsalt sellepärast, et need on keelatud või tabu teemad, tekitavad minus huvi seda enda komöödias teha, sellepärast, et see huumor, mida ma teen sõpradele isiklikus elus, nii naistele kui meestele, on ka huumor, mida ma laval teen, et ma ei ole mingi karakter nagu laval, on ju. Ma olengi nagu selline. No ja vaata, nüüd sa toodki väga hästi välja selle, et sa ütlesid, et kui ma vaatan õudusfilmi, siis ma politseisse helistan. Aga koomikute puhul, just sinu puhul on ka, et kui sa ütled, et sa oledki selline, siis ongi see õudusfilmi ja päriselu nagu joon, vaata, kaob nagu ära, et kes sa ise oled, on ju, ja mis on sinu lava siis performance või selline, et seal ongi nagu see piir, on ju, hakkab ära haihtuma, on ju. Ja üks hea muidugi väljend on Eesti vanasõna, et igas naljas peitub terake tõtt, on ju. Kas see on muideks isegi tõsi? Ma arvan, kas igas naljas on terake tõtt? Lätlastel on 6 varvast. Mis tõde seal on? Et mida sa nagu, et lätlased on friigid, vaata. Okei. Siis me kõik teame, et pärast Tšernobõli katastroofi sündis Lätis terve generatsioon ebardeid, kellel on 5 varvast. Ehk see, et neil on 6 varvast, isegi seal ei ole nagu tõetera sees. Ja tegelikult väga paljud nagu naljad, mina nagu ei nõustu sellega. Ma arvan, et mingid naljad on lihtsalt nagu mingi Tom Clancy novell, vaata. Et ei juhtunud päriselt, aga lõbus on fantaseerida. Mulle tundub, et kui mingi nali hitib väga-väga jõhkralt, siis see peab olema, mingi tõepõhi peab seal olema, et millestki nagu kinni haarata. Et see on põhimõtteliselt nagu, kui midagi võrrelda, et mingi
ma ei tea, dokumentaal versus mängufilm on ju, et kui see dokumentaal, miks see true crime nii populaarne on, et see annab sellele mingisuguse kaalu juurde, et see on päriselt juhtunud on ju. Ja samamoodi võib-olla naljaga mulle tundub, et kui seal on, ongi tihtipeale, ma ei tea, pede naljad ja mingid rassismi naljad ongi jõhkralt naljakad. Ja mina ei teinud neid reegleid. Ja, täpselt. Mina ei teinud neid reegleid, ma ei tea, miks on nii naljakas. Tead, miks see on nii naljakas? Sest et ei tohi. See ongi. Kohe, kui sa ütleksid mulle, et tohib öelda seda sõna, siis mul endal kaob nagu huvi ära. Sama on roppustega. Et kohe, kui inimesed lõpetavad selle perversse elitistliku esteetlikkuse teesklemise ära, siis minu jaoks muutub ka magedaks. Kui Alar Karis paneb paar türakõne sisse, siis mul on nagu see, et no nüüd see ei ole enam lõbus. Ja siis see lõpebki. Ehk... No sellepärast on Donald Trump kindlasti ka nii populaarne, et see tüüp rebib niimoodi kildu ja erineb on ju tavalisest sellisest hästi poliitiliselt korrektsest mingisugusest asjast, mida kõik nagu ajavad on ju. Ja samamoodi on seal see kuidagi see, kui sa ütlesidki, et Kroonika võtab sinuga ühendust ja küsib on ju, et siis mulle tundub, et või nii palju ma olen arutanud sellel teemal, et miks on podcastid populaarsed või üldse selline mingi uus meedia versus siis tavameedia, et tavameedias ikkagi ehitatakse üles mingisugust natuke võltspilti on ju. Põhimõtteliselt me jõuame sinna samma selle Sämmi näite juurde, et kõik on hästi ilus ja nii kui sa ütled midagi, ma ei tea, naiste teemal või pedede teemal või mis iganes, et siis sa oled kohe ilgelt halb inimene on ju, aga siis ehitatakse üles mingisugune fassaad ja inimesed tegelikult ju saavad aru, et see ei ole päris. Ja. No see on Eestis on ka nagu, ma ei hakka nimesid siin nimetama, aga üsna mitu sellist avaliku elu tegelast, kes ma nagu tean konkreetselt, see tüüp on mingi pervar, see tüüp kuradi nikkus mingi 14 aastast ja siis vaatad kuskil ringvaates on ju, et ta külastab mingit lasteaeda. Saad aru, et ja siis ongi nagu see samune dissonants selle kuvandi ja päris inimese vahel on nii suur, aga mina ei ole nagu huvitatud. Ma arvan, minu enda isiklik jõud on see, et kui ma ei tea, Sam, kes ei ole kuidagi seotud asjadega, mis ma just loetlesin, on ju, kui Sam teeks mingeid asju või ütleks mingeid asju, mida ma olen teinud, kas või Eesti hip-hop festivalil Triibupasta laivi ajal palja tagumiku näitamine publikule, siis sealt oleks selline mingi skandaal ja vabandamine, aga kuna mina teen seda, kuna ma ei ole loonud endale mingisugust kuvandit, et ma olengi mingisugune kukupai ja selline viimistletud inimene, siis ma pääsen rohkem aga minema ka. Sellepärast, kui sa ütled, et et Dan ütles või tegi midagi, siis ma toon üles mingi veel hullem asja, mis ma olen öelnud või teinud ja ütlen, et see polnud veel midagi. Ta oleks pidanud nägema mind nagu seal või kuulma hoopis seda nalja, aga ma ei oska olla keegi muu peale minu. Kas sa sellele vahel ei mõtle, et kindlasti siuke uus meedia rõhub ka sellele, et sul on, ma ei tea, sotsiaalmeedias suur mõju ja kui mingid noored inimesed vaatavad, kes on ise nii lollid, ei suuda midagi otsustada, siis nad võtavad sinu sõnu justkui tõe pähe ja siis nende arvamus või maailmavaade täiesti mõjutub sellest. Jah, ma ikka mõtlen sellele ka ja see on natuke keerulisem teema juba, et kõik mu eelnevad arvamused natuke nõjatuvad eeldusele, et inimesed saavad aru, et see on mingisugune performance või pretend, aga ma olen tõesti mõelnud, et kui minust lähevad mingid klipid liikvele mingisugustes teistes kinnistes gruppides, kes võib-olla ei ole nii kursis, eriti noored, ja võtavadki seda kõike arvamustena või tõe pähe ja mul on nagu raske võtta seisukohta, et kuidas mina peaksin siis teisiti käituma, sellepärast, et see on nii minu kontrolli alt väljas, mis elu minu looming läheb elama, iseseisvat elu läheb elama.
Ja isegi kui ma proovin olla tubli ja kukupai, siis üks asi on asja, mida ma ütlen, ja teine asi on see, et kuidas inimesed tõlgendavad, mida ma ütlen. Ehk siis mingi arvamus või asi, ma võin rääkida mingist teemast, mis on tegelikult, ma olen igati wholesome ja liberaalne, aga mingi inimene võib tõlgendada seda hoopis teistmoodi läbi enda mingisuguse spektri, läbi enda, et ma ütlen mingisuguse lause ja see läheb läbi tema kõrvade, see läheb tema ajusse, kus on tema lapsepõlv, tema varasemad kogemused, tema kogu varajasem informatsioon ja siis teisest kõrvast tuleb välja mingi hoopis teine tõlgendus sellele. Kuidas ma seda kontrollin? Ma ei saagi. Ja see ongi tegelikult hästi keerukas teema või selke, seal on nii palju tahke, et seda ei saa väga mustvalgelt ära lahendada, et üks asi on ja see, et see jutt, mis ma rääkisin enne uuest meediast, kuidas luuakse mingisugune fassaad, et mida võib öelda, mis on okei, mis ei ole, et see ongi selle tagajärg, kui inimene hakkab ennast tohutult filtreerima, siis ta kardab, mis teised arvavad või kuidas tema lauseid võetakse. Et see on ju tegelikult, see on siuke klounaad või siuke etendus, mida me mängime, aga samas sa ei saa ju, et sa ei saa sa pead küll vastutama enda sõnade eest, aga sa ei saa hakata ennast tsenseerima mingi tohutult sellepärast, et põhimõtteliselt, et ma ei tea, kas me siis keelame arvutimängud ära, siis seal tapetakse ja mingisugune laps võib minna kooli ja hakata seal tapma. No just, et see on natuke, ma arvan, et see on natuke, ma tean, et see on väga lihtne öelda, kuna mul ei ole lapsi, aga ma ei tea, võib-olla vanemate töö kujundada oma laste väärtuseid ja ma tean, et see on väga raske, et neil on oma iseseisev internetielu ja sõbrad ja kõik need asjad ja eriti teismelisena tahab eristuda oma vanematest, on ju. Aga ma ei teagi kogu selle vastutus, et milliseks su laps kujuneb, lükata mingisuguse mulletiga tüübi õlule. Minu meelest ei ole ka väga aus, sest kuhu me selle piiri siis tõmbame, et millest siis tohib rääkida, millest ei tohi, on ju. Et ma ei tea, mis koomikud on, kes mitte kedagi ei solva. On Niinemets on ju. Ja. Aga nimeta üks Niinemetsa nali. Ma ei tea. Nimeta üks kuulus Niinemetsa nali. Paraku need naljad, mis on mingisuguse jäädvustumisega, neil on mingi inimene, kellel on päriselt midagi öelda, vaata. Et see ei ole lihtsalt see, et sa näitled mingit koomikut, et see ongi visceral, vaata. Kuule, see on väga hea väljend, mis sa praegu ütlesid, mida ma olen mõelnud, et on ju, Eestis on ka see turg on väike ja ongi, et kui sa oled piisavalt tuntud näitleja, siis sa mingi hetk tuled välja oma, või komöödia näitleja, ütleme siis sa tuled välja oma kavaga, aga see ongi koomiku näitlemine, et tegelikult sa võid üsna ära petta inimese, kes ei ole võib-olla nii tuimestunud. Jah, just. Jah, aga see koomiku näitlemine on tead, see nähtus on nüüd välja surnud ju, sest tegelikult ei ole üsna kaua tulnud seda monotükki stand-upi nime all. No nüüd on lihtsalt ju stand-up on selles mõttes ikkagi nii populaarne. Inimesed on aru saanud, mis on, aga see on igas teises Euroopa riigis ka sellist elu elanud, et alguses tuleb meeletult populaarne uus žanr, siis mingisugused produtsendid vaatavad, et oi, võtame mingi kuulsa nime, paneme talle selle tuuri müüki ja alguses müübki üli hästi. Aga ega nüüd see ei ole ära lõppenud sellepärast, et produtsentidel on tekkinud mingisugune südametunnistus või maitse stand-upi osas, vaid siin on ainult üks põhjus, see ei müü enam, jaa. Et need viimased, mis siin on olnud, ongi ju palju showsid ära canceldatud ja toodud mingi ettekääne, et oi, koroona või mis iganes asi. Et meelelahutus on väga huvitav turg selles mõttes, et kui ükskõik mis teises valdkonnas müüd inimestele mingisugust paska,
sa lähed nagu, sa oled pettur, on ju, sa lähed püramiidskeemi teed, on ju, lähed vangi. Aga kui sina ütled, et mingi asi on kunst, siis see on nii subjektiivne, et sa ei saagi öelda, et see ei ole, on ju, sest mõne inimese jaoks see kindlasti on. Aga ise kõrvalt vaadates kellegina, kes on nii sügaval selles asjas sees, on küll see tunne, et kui keegi võiks lõpuks Eesti meelelahutuses vangi minna. Aga nimesid ei nimeta, kõik on väga toredad, sümpaatsed inimesed. Okei, ma kõlan natuke nagu heiter. Tegelikult nüüd mul on uus seisukoht seoses selle näitlejate tuuridega ka. Minul on see seisukoht, et kui sul on oma fännibaas, inimesed, kes maksavad, et tulla sind vaatama, miks mitte? Sa oled teinud tööd, see on sinu, keegi ei saa keelata sind vaata. Ja inimesed, kes tulevad sind vaatama, ega neil ei ole ju mingit ettekujutust, milline see olema peaks ka. Ehk siis kõik on nagu fine. Ma austan kõiki, kes suudavad müüa saale välja. Sest ma tean, et see ei ole nagu sugugi lihtne ülesanne. Siin on minu see kõlbulikum vastus. Ehk siis sul on suur austus kõigi vastu, kes suudavad teha pühendunult oma loovasja, muusikud, näitlejad, koomikud, kes iganes. Sest ma tean ju ise ka, et see ei ole, ega näitleja teekond ei ole ka lihtsam või stabiilsem kui see minu teekond on ju. No ja arvuliselt on Eestis kindlasti tohutult palju rohkem näitlejaid kui koomikuid on ju. Ja seal on ja raskem võib-olla püünele pääseda. Meil on nii erinevad nagu turud ja platvormid ka, et kui sa vaatadki mingid, me oleme selline uue kooli, meie need turunduskanalid on ka hoopis teised, et kui sa vaatadki kas mingil Ott Sepal on ju, ei ole Instagrami või mingi Märt Avandi või et jah, need on tohutult kuulsad näitlejad, tohutult andekad näitlejad, aga neil ei ole mitte mingisugust sotsiaalmeedia seda kohalolu, aga müüvad ikkagi juba mingeid aastaid ette välja etendusi, sest nad on nii inimeste südametesse naerutanud või dramatiseerinud ennast. Ja see on nende tee on ju, et neid aitab on ju televisioon, raadio, kõik see Eesti meelelahutustööstus on nende rakkes, aga me oleme natuke nagu rohkem sellised üksikud saared, aga tead, nii ongi ägedam, sest et keegi ei saa sekkuda meie loovprotsessi. Et sa võid minu peale solvuda, minu peale karjuda, mind ähvardada, aga mul on ikkagi enda fännid, kes käivad iga aasta mind vaatamas ja nii kaua kui nemad mul on, siis mind ei saa väga canceldada. Ja selles mõttes on stand-up ka, et ta on siuke ikkagi, oleneb muidugi inimesest, aga ma kujutan ette, et sul ei ole ju mingisugust manageri, kes vaatab su kava üle ja siis ütleb, et kuule, et selle koha lõikame välja, vaata. Et mingisuguses suuremas kanalis või filmi tehes või midagi võib vabalt olla, et kuule, et me ei saa müüa seda, kui see koht sees on ju. Aga stand-upis ei ole seda. Aga lõpetuseks ütleme siis inimestele, kus saab... Ongi juba lõpp või? Jah, tõmbame kokku. Kus saab pileteid ja kus sa esined? Ma esinen igal pool üle Eesti detsembris ja jaanuaris minu tuuriga Kangem Kraam. Piletid on saadaval piletikeskuses või danielweinbergs.ee. Tulen igale poole üle Eesti, seal hulgas ja ütlen nüüd järjekorras kohad siis Rapla, Pärnu, Tartu, Viljandi, Kuressaare, Elva, Jõhvi, Rakvere, Tallinn, võib-olla mingi unustasin ära, aga et seekord proovin teha Saaremaal ja proovin teha Elvas.
ja Jõhvis on ka alati, eelmine kord tegin, tuli päris palju. Jõhvis on kusjuures üllatavalt palju neid komöödia-fänne, et siin vaatad Mattiase ja Miikali tuurid nagu tuleb saal täis nagu neil Sandril, ma ei tea tegelikult, kas Sander tegi Jõhvit, vist tegi küll ja müüs ka välja. Et Ida-Virumaad ei tohi ära unustada. Ja mina lähen iga aasta hea meelega Jõhvisse. Ja tegelikult ma tahtsin siin lõppu veel midagi öelda, mis mul nagu... Ma küsin su käest lõpetuseks, et millal sa lapsi tegema hakkad? Ma tahan teha kõike nagu õiges järjekorras, et kui ma teen... Kui see tuur nüüd tehtud saab? Ma arvan, et see on nagu järgmine samm lihtsalt, et ma tahan anda oma lastele sama head elu, nagu minu vanemad on mulle andnud, on ju, et ma tahan selle jaoks need nii-öelda õiged ehitusblokid nagu panna, et ma ei taha neile pärandada üürikorteri lepingut, ma tahan neile ikkagi pärandada oma kodu, ma tahan anda neile või talle hea hariduse ja legod, mitte mingid need alternatiivsed suuremad jullad, mis on odavamad, aga ei ole päris legod. Tahan anda ikkagi iPadi, mitte Toshiba ja selle jaoks pean veel tööd tegema, aga iga aastaga ma müün rohkem ja iga aastaga läheb paremini. Aga ma kindlasti ei kiirusta, et õnneks mehena on nagu natuke rohkem mul aega. Kuigi see on ka natuke iganenud arvamus, vaata öeldakse, et naistel tekib see viljakuse langus 30-selt hakkab juba eksponentsiaalselt langema. Tegelikult on nüüd avastatud, et kui mehel hakkab ka mingis vanusest sperma kvaliteet langema, et geenivea tõenäosus on ju tõuseb. Kuigi, ma ei teagi, tegelikult võib-olla oleks isegi lõbus, kui mingi Downi sündroomiga laps oleks vaata. No ma ei tea. No naistel on see asi vist natuke dramaatilisem ja drastilisem, et mul tuligi ju meelde, et kindlasti on siin võrreldud Theo Vonniga ja siis Theo Vonni isa oli 72 aastane, kui ta sündis on ju. Ja vaat milline värdjas sündis. Üsna lõpuni välja saab paugutada ikkagi. Jah. See on, mul on Theo Vonniga nii või üleüldse see Ameerikas on tekkinud ka ju see poliitiline lõhestumine komöödias, et on see Austin on ju, Texase punased osariigid siis ja on see New York, LA, California ja neil on ka selline täitsa nagu kirikulõhe ju tekkinud. Vist on jah, või see lõhe on kandunud absoluut kõikidesse valdkondadesse. Just, mis on natuke isegi hirmutav, kui katki inimesed on läinud tänu sotsiaalmeediale viimase mingi 10 aastaga. Aga kas Eesti skenes on ka siuke lõhe? Vaata, selle juurde ma tahtsingi jõuda, et siin on mind nagu süüdistatud selles, mis Ameerikas juhtus Trumpi kampaania ajal, et need konservatiivid oskasid uut meediat palju paremini kasutada kui demokraadid. Et neil käiski ju see Trump käis seal Joe Rogani saates, Theo Vonni saates, Andrew Schultzi juures ja tohutult populaarsed episoodid ja paljud ütlevadki, et see saigi nagu oluliseks kaalukeeleks. Kui Joe Rogani osa kuulas mingi 150 miljonit inimest ja see on täitsa terve Ameerika ju võib niimoodi öelda ja koomik intervjueerib ka sind nagu idioot. Inimene, mida ta teab välispoliitikast või tervisekindlustusest või nendest teemadest on, et sul on poliitikuna nii lihtne demagoogitseda, et see ikkagi ei ole päris ajakirjanik. Ja nüüd, kui me jõuame Eestisse tagasi, siis mis nagu juhuslikult juhtus meie kohalike omavalitsuse valimistel, tahtsime mingid mitte poliitikuid, vaid me kutsusime esimesena on ju Sandra Lauri, kes too hetk oli Keskerakonnas on ju, aga selleks hetkeks, kui episood läks ülesse, oli ta juba Isamaas. Siis järgmisena me
sugugi mitte poliitilistel kaalutlustel. Me kutsusime Chris Kärneri, kuna ta on meelelahutav striimer, on ju, me ei teadnud isegi, et ta on poliitikas. Ja siis tuli välja, et ta on ka Isamaas. Ja siis mõtlesime, et okei, nüüd me oleme 2 Isamaa poliitikut järjest intervjueerinud. Kutsume nüüd mingisuguse sotsiaaldemokraadi ja tasakaalu mõttes. Ja siis saimegi sotsiaaldemokraadi külla. Ja siis, kui see Kärneri episood läks viraliks ja inimesed olid hästi pahased, siis see sotsiaaldemokraat kirjutas, et kuule, et praegu ma ei tea, et ma ei taha väga seostada ainult selle podcastiga, et kas saaks seda mitte üles laadida. Kes see oli siis? Ta oli, tegelikult nüüd võib vist öelda, valimised on läbi, oligi Hele-Mai ja see Hele-Mai Viiksaar Nõmme, ta sai väga hea häälte saagi ka nagu. Aga ma saan tema loogikast täiesti aru ja ma üldse ei süüdistanud ja et kui ongi inimesed, kes selle järgi nagu valivad, siis muidugi teeme, mis on nagu kasulikum. Aga natuke oli nagu kurb ka, et mu kaalutlus oligi täpselt see, et me ei ole mingisugune right-wing podcast, vaata. Et see oli täiesti juhuslik. Aga kuidagi juhtub nii olema, vaata, et need parempoolsetega on kuidagi naljakam riffida, vaata. Kuidagi piiram vähem. See on huvitav. No see on jah suur teema. See on üldse see fassaadi ehitamine, aga see on nii palju pikem teema. Lähme minema. Mark Märon ütles, vaata, et liberaalid peavad selle buzzkill probleemi kuidagi ära lahendama. Kas te saate aru, et te tüütasite inimesed fašismi rüppe? Ja kunagi oli ju vastupidi. Konservatiivid olid need, kes ei olnud naljakad. Just. Ja nüüd on see on täielikult pea peale pööratud. Aga see, kelle käes on huumor, selle käes on parlament. Ehk kui te tahate, sama asja, mis ma nagu kirjutan, vaata, et kui te tahate, et kui räägitaksegi, ja ma kohe lõpetan päris, et kui räägitaksegi selles, et oi, et noored mehed on hakanud radikaliseeruma, vaatavad mingid Andrew Tate asju. No jaa, Andrew Tate teeb, nagu sa võid nõustuda või mitte nõustuda tema väljaütlemistega, aga kohati ta nagu, ta ikkagi ütleb asju punchline'i formaadis on ju. Väga paljud inimeste jaoks ta on meeltlahutav ja naljakas. Mida nagu see teine leer teeb, on lihtsalt vingumine. Ja isegi kui moraalselt sul on õigus, siis sa oled annoying. Ehk siis võitle fight fire with fire. Kirjuta ka mõned naljad. Siis sa võidad rahva südamed nagu. No ma räägin, minu jaoks Trumpi üks kõige suuremaid plusse on see, et ta on lihtsalt Riff King. Jah, ta lihtsalt nagu, ta on nii naljakas on ju. Kas should be in jail. Aga tänud sulle. Jah, aitäh sulle, väga lõbus oli. Jep. Eesti Esu.